Austatud Riigikogu, väga austatud valitsuse liikmed, alustame 24. aprilli infotunniga. Tänases infotunnis osalevad kaitseminister Urmas Reinsalu peaministri ülesannetes, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, sotsiaalminister Taavi Rõivas. Ja kõigepealt teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Hetkel on kohale registreerunud 30, puudub 71 Riigikogu liiget. Ja esimese küsimuse ja palun Tarmo Leinatam, protseduuriline. Teil on pea kohal ilus sinine taevas, kas see jääb õhtuni või? Ülemine ekraan on Ma saan aru, jah. Me tegeleme sellega, see on tehniline küsimus. Ma loodan, et nii kaua, kuni see ei ole süttinud, kuni päike pole süttinud, saate vaadata informatsiooni kahel pool kõrval olevatest ekraanidest ja ka oma displeilt, puldist. Nii, ja me läheme tänase esimese küsimuse juurde. Esimene küsija on Riigikogu liige Einar Luigas. Küsimus läheb kaitseminister Urmas Reinsalule peaministri ülesannetes ja teemaks radarijaama ehitusest riiklikule looduskaitsealale. Palun, Einar Luigas. Aitäh, austatud minister. Minu küsimus ei ole muidugi kõige põletavam tänasel päeval, aga kuna ma olen selle asjaga kursis ja lugesin Lõunalehest 11. aprilli ühte artiklit, ei saa mitte vaiki olla, ehk veel kord radarijaamast, kus siis Paik Pilkuse küla kogukonna mõtted on kenasti edasi andnud üks kogukonna elanik. Ja teadagi, Kaitseministeerium kavatseb siis Otepääle Tõikamäele rajada radarijaama. Kavandatakse seda ehitist looduskaitsealale, kus on seni kehtinud aga ülimalt ranged piirangud, kus inimesed peavad kooskõlastama näiteks katusekallet, vundamendi kõrgust ja nii edasi. Ja taoline ehitustegevus lähebki vastuollu seni kehtivate looduskaitse eeskirjadega ja Natura 2000 võrgustiku eesmärkidega. Palun argumenteerige, et kuidas leiti ja millistele analüüsidele tuginedes, et just Tõikamäele ehitatav radarijaam on parim võimalikest valikutest. Aitäh, austatud küsija. Kõigepealt see radarijaam on hästi vajalik meie riigikaitse seisukohalt, sellepärast, et meie rahvusliku julgeoleku huvides on, et Eestil oleks õhuseire võimekus, 3 õhuseire radari püstitamisega nii Kellaveresse, Muhusse, mis avati hiljuti, ja samuti siis järgnevana on Kaitseministeerium plaanis Tõikamäel rajada. Eesti saab õhuseire võimekuse, me võime öelda, et me kontrollime oma ülevaadet oma õhuruumis, me oleme võimelised seda pilti tootma. Nüüd, õhuvägi viis läbi väga põhjaliku analüüsi ning valiku kohal oli ligi 20 objekti. Arusaadavalt seonduvalt ka Lõuna-Eesti pinnase reljeefiga on selge, et radar peab paiknema mitte orus, vaid künka otsas. Ja seetõttu põhiline kaalumiskriteerium oli loomulikult seotud sellega, et radari pilti oleks võimalik see rajatis tootma. Ja 2 märkimisväärselt teist paremat kohta olid Kuutsemägi ja Tõikamägi, ja ülejäänutele esinesid radarkattes sellised puudusid, mis ei taga soovitavat kvaliteeti ning pole alternatiividena kasutatavad täielikult või ilma ebamõistlike negatiivsete mõjudeta.
ja Kaitsevägi välistas Kuutsemäe, kuna tegemist on peamiselt eraomandis oleva maaga, millel on aktiivne kasutus ja suur tähtsus piirkonna turismisektoris ning ma rõhutan, et sarnaselt Tõikamäe kasub Kuutsemägi Otepää looduspargis, kuid on märkimisväärselt rohkem avatud maastikul ja sinna ehitamine oleks rohkem vastuolus looduspargi kaitse eesmärgiga. Ning kahtlemata, mis puudutab radarkatet, siis oluline kaalutlus ka Tõikamäe eelistamiseks oli see, et meie jaoks on kindlasti üks julgeolekukaalutlus toota radarpilti ka väljaspool meie piire ja Tõikamäe asukoht aitaks seda eesmärki paremini saavutada. Aitäh! Aitäh, palun Inara Luigas, esimene täpsustav küsimus. Aitäh vastuse eest, aga ma läheks ikkagi selle teemaga, et selline militaarne objekt ja looduskaitsealale. Kõik need inimesed, kes on soetanud sinna kinnisvara ja kes elavad seal, teavad, et seal kehtivad kitsendused, piirangud ja sellega on ka inimesed arvestanud. Näiteks üks põliselanik soovis oma kodu lähedale rajada tuulegeneraatori, mis oleks 25 meetrit kõrge, aga näiteks vallavalitsus, vallavolikogu palus tal teha keskkonnamõjude uuringu ja sellest tulenevalt oli ka selle ehitamine välistatud. Ja öeldi, et selline ehitis saastab esteetiliselt kogu seda looduskeskkonda. Nüüd rajatava radarijaama planeerimise protsessis Otepää vallavalitsus aga ei peagi vajalikuks üldse keskkonnamõjude strateegilist hindamist. Küsimus, et kas sellised riiklikult tähtsad ehitised peaksid olema just rangemate analüüsidega ja mõjuhinnangutega, et vältida ebavõrdset kohtlemist võrreldes sealsete elanikega ja miks ei ole tehtud seda läbi maakonna planeeringu? Aitäh! Kindlasti on oluline see, et keskkonnamõjude puhul oleks igakülgne analüüs ning Keskkonnaamet on andnud oma selge seisukoha, mis puudutab nimetatud Tõikamäe planeeringut ja on kooskõlastanud aga see kooskõlastus ei olnud sugugi mitte lihtne. Kaitseministeerium ja Keskkonnaamet analüüsisid esitatud planeeringutaotlust ligi 2 aastat ja ma rõhutan, et toimus olulisi muudatusi just nimelt loodushoiu ja keskkonna huvides. Nimelt pingeliste läbirääkimiste käigus vähenes esialgu taodeldud 15 hektari suurune riigikaitsemaa 3 korda. Hooned on paigutatud võimalikult kompaktselt, et vähendada metsa raadamist. Teed rajatakse kaarega vaatesuuna eest varjatult, kasutades võimalikult palju olemasolevad radasid ja sihte ning säilivad 3. kategooria liikide elupaigad ja tammik. Ning meeskonna elamu ja helikopteriplats kolisid läbirääkimiste tulemusel planeeringu puhul looduspargist välja. Nii et Keskkonnaameti bioloogid tegid väga põhjalikud analüüsid, kaardistasid Tõikamäe elupaigad ja väärtuslikud kooslused, vältimaks nende kahjustamist ning esimest korda kasutati looduspargis Maaülikooli 3D visualiseeringut ehk maastikuteatrit, et saada ülevaade, milline see rajatis saab olema siis looduses. Nii et need hinnangud on tehtud. See, mis puudutab nüüd strateegilist keskkonnamõju hinnangut, siis eelhinnangutest, mida tegid eksperdid, selgus, et objekt ei põhjusta olulist keskkonnamõju ning planeeringu käigus on tegevusi koondatud ning on saanud kinnitust asjaolu, et olulist mõju ei ilmne. Ja seetõttu asus Keskkonnaamet seisukohale, et seda tüüpi strateegilise keskkonnamõju hindamine ei ole vajalik, vaid on olemas piisav informatsioon, mis lubab ka heaperemehiku looduskaitselise seisukoha kujundada, et see rajatis ei lähe vastuollu nende looduspiirangutega, mis on seatud nimetatud piirkonnas. Aitäh! Aitäh ja palun Inara Luigas, teine täpsustav küsimus. Aitäh, austatud minister. Paljude elanike arvates on siiski keskkonnamõjude hindamine väga vajalik ja ma soovitan selle teemaga teil edasi tegeleda. Aga kokkuvõttes võiks teha ühe järelduse, et kui riigil, ministeeriumil on vaja ühte objekti, mida ma ei ütle, et seda ei ole vaja, siis tegelikult paljudel juhtudel riik positsioneerib ennast tugevama õigusega partnerist ja kehtestab need vajadused, mis tal vaja on. Ma tõmbaksin siin paralleeli Võrumaal Haanja looduspargis ühe tallikese sihtkaitsevööndiga, kus piiranguvööndit soovitakse muuta sihtkaitsevööndiks ja karmistada kogu majandustegevust selles paikkonnas. Tihtipeale jääbki kagueestlastel selline mulje, et kui on riigil vaja, siis riik kehtestab, aga tehakse väga vähe mööndusi, kui kodanikul on vaja. Et kui peaminister tuleb puhkuselt tagasi, rääkige talle sellest, et teinekord peaks siiski rohkem ka rahva arvamust kuulama ja tehke teinekord inimestel möönduse, sest rahvas ongi ju riik. Aitäh! Aitäh!
Ma tahan öelda nõnda, et rahva arvamust tuleb kuulata. Et Kaitseministeerium on 6 avalikku arutelu antud küsimuses korraldanud ja ma tahan rõhutada, et otsuse detailplaneeringu kinnitamise kohta langetab kohalik kogukond omavalitsuse tasemel. Ja seetõttu on meie jaoks hästi oluline, et see otsus sünniks dialoogis ning riik kindlasti siin ei ole jõupositsioonis, vaid on detailplaneeringu taotleja, aga kahtlemata väga kaalukat avalikku huvi oma objekti puhul, millel on väga spetsiifilised vajadused. Kuid ma veel kord rõhutan, et keskkonnahuvid ja looduskaitsehuvid ei ole kahjustatud, Keskkonnaamet on selle kohta oma hinnangu andnud. See, mis puudutab tervisenõudeid, siin on ka Terviseamet selgelt andnud oma hinnangu, probleeme ei ole. Vastupidi, et ma arvan, et kogukonnaga koos sellise rajatise puhul on tähtis see, et me oleme ka koos valitsusega välja töötanud heade kavatsuste kokkuleppe projekti, mille puhul ka kohalik kogukond võidaks sellest. Paranevad ministeerium seoses ka selle rajatise püstitamisega on valmis rekonstrueerima radariposti juurdepääsu teed. Paratamatult on meil vajalik ka uus elektrikeskpinge maakaabel paigutada, mis on ka samuti kohaliku kogukonna huvides. Ning vähetähtis ei ole ka see, et valda luuakse juurde täiendavalt vähemalt 10 töökohta. Aitäh! Suur tänu ja läheme kohapeal registreeritud küsimuste juurde. Palun Rein Randver. Tänan, lugupeetud juhataja. Hea minister, et Pilkuse küla kodanike pöördumine üle 40 allkirjana all tuleb võtta väga tõsiselt, sellepärast et see on nende elu ja selline keskkond, kus nad oma igapäevatoimetusi teevad. Ja mul on hea meel, et ka ministeerium on sellega pidevalt tegelenud. Ja te rõhutasite siin ka mõningaid objekte või renoveerimisi, investeeringuid, mida seoses selle radarijaamaga tehakse, aga minu küsimus on tulenevalt, et Muhus on minu teada midagi tehtud, Nursipalus on midagi tehtud, just see tsiviil- ja militaarkoostöö, et kas sinna teie loetelu, mis oli eelmises küsimus teil vastatud, lisandub veel midagi külarahva või Otepää valla heaks tsiviil- ja militaarkoostööst? Aitäh! Aitäh! Koos valla esindajatega ning ka Pilkuse külavanemaga on ministeeriumi esindajad seda heade kavatsuste kokkuleppe projekti koostanud ning kahtlemata, et ennekõike on need ministeeriumi poolsed investeeringu ettepanekud tulenevad siis riigikaitselise objekti rajamisest, kuid me oleme selgelt väljendanud ka valmisolekut just nimelt, et oma head tahet, seda head koostöövaimu selle riigikaitselise projekti puhul väljendada, ka toetada täiendavalt avalikest huvidest lähtuvaid riigikaitselisi projekte, mida siis koostöös vallaga on võimalik kokku leppida ning me oleme ka kinnitanud seda, et kindlasti on meie huvides ka toetada kohaliku kogukonna, kohaliku külaseltsi tegevust. Aitäh! Suur tänu, palun Lembit Kaljuvee. Aitäh, proua juhataja! Hea minister, selge on see, et riigikaitseobjekte on vaja ja neid rajatakse sinna, kus nad on kõige paremas kohas kaitse seisukohalt. Aga teisalt me teame, et alati tulevad need objektid kohalikele elanikele nagu selgest taevast välk või välk selgest taevast. Samal ajal me teame ka seda, et meil on pikaajalised kaitserajatiste plaanid olemas, et kas neid asja kokku ei saaks viia, et seda välku nagu selgest taevast ei tuleks ja rahvas saaks enne teavitada ja asi sujuks nagu pehmemalt. Et mida tehakse ja kuidas tehakse selles valdkonnas tööd? Aitäh! Aitäh! Kindlasti see, mis puudutab pikaajalist kaitseplaneerimist, on uue 10-aastase riigikaitse arengukavaga, mille me kinnitasime jaanuaris, valitsus kinnitas. Selle alldokument on meie investeeringute kava järgmiseks 4 aastaks, mis võimaldab meil selgemaid vastuseid anda ja kohalike omavalitsustega läbirääkimisi pidada. Et meie huvi on, et see oleks arusaadav kõigile osapooltele pikka aega. Kui ma tahan rõhutada seda, et see ei ole mitte unikaalne projekt, et Kellaveres tegutseb täpselt
täpselt samadele parameetritele vastav radar 10 aastat. Ma tahan rõhutada seda, et just loetud nädalad tagasi avati Muhu radar, mis tegelikult ka dialoogis kohaliku kogukonnaga, mille püstitamine toimus. Ning ministeeriumi huvi on see, et inimesed saaksid aru, küsimused saaksid vastused ja võimalikud inimeste esile kerkivatele kõhklustele ja nad saaksid ammendava seletuse ja vajadusel ka selged garantiid, et väited, mida esitab ministeerium, ka riigiasutused esitavad võimalike ohutusest, loodushoiu tagamisest tulenevate seisukohtade kohta, et need on selgelt ka garanteeritud riigi poolt, et riigi sõna maksab. See on meie selge lähtekoht. Aitäh. Aitäh ja palun Kalvi Kõva. Aitäh, istungi juhataja, hea minister. Küsingi sellest samast juba teie viimasest lausest lähtuvalt, et riigi sõna peab maksma, ministeeriumi sõna peab maksma, aga täna paraku aegade jooksul me võime ütelda, et tsiviil-militaar ehk Simiku koostöös tihti riigi sõna ei ole maksnud, mitmelgi korral on riik oma lubadustest taandunud ja see on tekitanud inimestes võib-olla sellise trotsi ministeeriumi, mitte Eesti kaitseväe, mitte riigikaitse, mitte meie riigi vastu. Ja minu küsimus ongi, et kui me täna näeme, et neid olulisi riigikaitseobjekte rajamisel on väga suur selline rahva vastasseis või selline küsimuste rohkus on väga suur, et kas me peaksime siis näiteks meie tsiviil-militaarkoostöö ehk Simiku põhimõtteid muutma, võib-olla sinna rohkem panustama, oluliselt rohkem panustama ja kas on seda Simiku strateegiat plaan muuta, nii ütelda, et seda teha teise nurga alt, ehk siis meie inimesed rohkem tahaksid riigikaitseobjekte piirkondadesse, aitäh? Aitäh! Ma ütlen nõnda, et mul oli Muhu vallavanemaga vestlus radarijaama rajamisel ja Muhu vallavanem väljendas küll omalt poolt heameelt, et Muhusse on loodud juurde uusi töökohti, on korda tehtud maantee, et sellest ei olnud küll mingeid probleeme. Aga ma arvan, et põhimõtteline lähtekoht on just nimelt see, et ministeerium, ka riik on antud juhul üks planeeringu, küll suurtes avalikes huvides, aga üks planeeringu nii-öelda taotleja, et kindlasti otsuse langetab kohalik kogukond, vald planeeringu suhtes ja meie huvi on, et see toimuks partnerlusel. Nõnda, et mõlemad osapooled tajuvad, et riigi ülesanded, mis on riigikaitselised ja ka kohalik kogukond praktiliselt võidab. Ja ma arvan, et seetõttu selline algatus, mida me oleme teinud, et sõlmida heade kavatsuste kokkulepe, kus on sees garantiid, mida riik annab selgelt, kus on sees ka inimestele arusaadavalt, et millised positiivsed sammud kohalikus elus leiavad aset, kui see rajatis püstitatakse, et seda võib nimetada küll täiendavaks mõõtmeks meie sõjalise ja tsiviilkoostöö valdkonnas, et veel kord, see on meile vajalik, see on Eestile vajalik rajatis, see on ohutu, kohalikku kogukonda luuakse juurde täiendavalt infrastruktuuri parendusi ning see loodushoidu ja keskkonda arvestades on need mõjud Keskkonnaameti hinnangul läbi kaalutud, eksperdid on seda teinud, et ma arvan, et kohalik kogukond langetab otsuse, kohalikel inimestel on õigus oma tundeid väljendada ja need küsimused, mida kohalikud inimesed püstitavad, peavad saama selge vastuse. Selle nimel ongi ministeerium, nagu ma viitasin, 6 avalikku arutelu korraldanud ja me oleme kindlasti valmis jätkama seda avatud selgituste käsitlust. Aitäh! Suur tänu ja lõpetame selle küsimuse arutelu. Järgmiseks on Kadri Simson esitanud sotsiaalminister Taavi Rõivasele küsimused pensionist ja ma palun Kadri Simson. Aitäh, lugupeetud sotsiaalminister. Aprillikuus on igati loogiline küsida pensionite kohta, sest 1. aprillist kehtestatakse pensioniindeks. Ja meie vanaduspensionid on olnud 3 aastat, 2010, 2011, 2012, nad on kaotanud oma ostujõudu, et kas pensionitõusu pole olnud või siis pensionitõus on olnud väiksem kui hinnatõus ja siin ma tuginen Statistikaameti andmetele. Sellel aastal ka pensioniindeks ei tõusnud nii palju, nagu indekseerimine oleks eeldanud, 7% asemel tõusis 5%. Kas Sotsiaalministeeriumil on mingi plaan või ajagraafik, et kuidas meie pensionite ostujõud taastada 2010. aasta tasemel? Aitäh! Tõepoolest, aprill on see kuu, kus kantseliitlikus keeles öeldes pensioniindeks kehtestatakse, aga ilusas eesti keeles öeldes pensionid tõusevad. Ja
Sel aastal me võime täie kindlustundega öelda, et pensionid kasvavad kiiremini kui elukallidus ja kasvavad kiiremini praeguse teadmise ja kõikide prognooside järgi ka järgnevatel aastatel. Pensionitõus ületab nii tänavu kui kõikidel lähiaastatel tuntavalt elukalliduse tõusu. Kui vaatame pikemat minevikku, siis näiteks 10 aasta taguse ajaga on pensionid Eestis kasvanud kokku 2,65 korda. See on tagantjärgi vaadates üsna lühike aeg. Täpselt 10 aastat tagasi minu kõrval istuv Juhan Partsist sai peaminister ja me kõik mäletame seda hetke, nagu oleks see olnud üsna hiljuti. See 2,65 kordne tõus on olnud märgatavalt kõrgem kui elukalliduse tõus võrreldaval perioodil, aga kindlasti me peame seisma selle eest, et nüüd, sel aastal, aga ka tulevastel aastatel saaks pensionid kasvada ja saaksid kasvada kiiremini, kui kasvab elukallidus. Ja selle peamiseks, vaata et isegi ainsaks võimaluseks on see, et Eesti jätkab majanduskasvu soosiva poliitikaga, sest me teame, et ainsaks kestlikuks pensionikasvu allikaks on majanduskasv. Aitäh. Aitäh ja ma palun Kadri Simson, esimene täpsustav küsimus. Aitäh. Ma ei taha minna 10 aasta tagustesse meenutustesse, et ma arvan, et me kõik üllatuksime rõõmsalt või siis mitte nii rõõmsalt 10 aasta taguste kodukulud arvete vaatamisega. Aga sellel aastal on juhtunud selline asi, et märgatav osa pensionäridest, eriti need, kellel on kõrgem pension, näiteks selle tõttu, et nad on olnud represseeritud, avastasid ennast selles olukorras, et nende pension läheb tulumaksu alla. Et kas see olukord, kus pensionärid peavad oma pensionist maksma tulumaksu, tuli Sotsiaalministeeriumile üllatusena, sest et tulumaksuvaba miinimumi ei ole tõstetud juba 5 aastat. Ja kas on plaanis mingi muu kiirem lahendus nendele pensionäridele, kes maksu maksma peavad, või on ainukene variant see, et järgmisel aastal tõstetakse tulumaksuvaba miinimumi? Aitäh. Aitäh. Eestis kehtib 2 erinevat tulumaksuvaba miinimumi määra, on üldine kõigile 144 eurot praeguses hetkevääringus ja lisaks sellele on kõikidel pensionäridel õigus saada täiendav tulumaksuvabastus, mille suurus on 192 eurot. Need 2 summat kokku annavad 336 eurot, mis on paari euro võrra suurem ka nüüd pensionitõusu järgselt keskmisest pensionist. Seetõttu sel aastal me saame öelda, et kõik need pensionärid, kes saavad keskmist pensioni või alla selle, ei maksa oma pensionilt tulumaksu ja pensioni tulumaks või tulumaks üldse algab 336 eurost. See, kas ka järgnevatel aastatel võiks vähemalt keskmine pension olla tulumaksuvaba, on kindlasti riigi võimalustest sõltuv. Mulle see väga meeldiks, kui see nii oleks. Me peame arvestama, et päris kõikide pensionite tulumaksuvabaks tegemist ei ole võimalik isegi mitte kaaluda ainuüksi seetõttu, et meil on mitte küll palju, aga siiski on ka eripensione, mis ületavad nii-öelda tavavanaduspensioni oma summalt mitmekordselt ja kui me kehtestaks sedavõrd kõrge tulumaksuvaba miinimumi, siis see muutuks riigi jaoks, võib öelda, et võimatult koormavaks. See tulumaksuvaba miinimum tänases või sel aastal maksab Eesti riigi jaoks 126 miljonit eurot. Ma pean silmas täiendavat tulumaksuvaba miinimumi pensionäridele. Ja kui me soovime seda tõsta, siis kindlasti me peame ka kalkuleerima riigi rahaliste võimalustega. Aitäh. Aitäh. Palun Kadri Simson, teine täpsustav küsimus.
Aitäh, lugupeetud sotsiaalminister. Kui me räägime keskmisest pensionist, siis tegelikult on aina enam juurde tulevaid pensionäre, neid noori pensionäre väga tugeva pensionilõhega. Et on neid, kes lähevad pensionile, saavad päris korraliku pensioni ja on neid, kes on kogu vabariigi aja töötanud väga väikese palgaga ja see tähendab, et nende 1 tööaasta või 3 tööaastat võrduvad vaid 1 pensioniaastaga. Et kas on ka mingi plaan nende inimeste abistamiseks, kes nüüd lähevad vanaduspensionile ja avastavad ennast väga väikest pensioni teenimas? Aitäh! Aitäh! Ma juhin tähelepanu, et kuni 90. aastateni kaasa arvatud arvestati sõltumata sissetulekust kõikide inimeste staaži ühtmoodi ja see sissetuleku komponent on viimase 13 aasta teema, nii et kõik need, kes on juba jäänud pensionile või lähiajal pensionile jäämas, nende puhul suurem osa, kas 2/3 kuni 100% tööstaažist tuleb selle nii-öelda vana valemi järgselt, mis sissetulekut ei arvesta. Seda, miks 90. lõpus tehti sissetulekut arvestav valem, seda ma arvan, me kõik siin teame päris hästi. Samas selleks, et pensionide ebavõrdsust oluliselt vähendada, on läbi nende aastate eelisjärjekorras ja nii ka praegu tõstetud pensioni baasosa, mis moodustab pensionist ligikaudu 40% ja mis kasvab kiiremini kui see osa, mis inimeste tööstaažist ja sissetulekust sõltub. See tagab selle, et madalamad pensionid kasvavad natukene kiiremini kui suhteliselt kõrgemad pensionid. See tagab selle, et pensionid on palju-palju võrdsemad kui nende samade inimeste sissetulek siis, kui nad olid veel tööelus. Aitäh! Aitäh, palun Marika Tuus-Laul. Aitäh, austatud härra minister. Et reaalpensioni langus on ikkagi nüüd mitmed aastad järjest toimunud ja see on päris tõsine küsimus olnud, et me oleme neid pensioni vähem tõstnud, kui seaduse järgi võiks sel aastal, kui ta pidi tõusma 6,36%, tõusis ta 5% ja kui ta oleks võinud 5,4 tõusta, tõusis ta 4%. Ja kui ta pidi 14% tõusma, tõusis ta 5% ja 1 aasta üleüldse oli ta külmutatud. Et vastavalt sellele ongi reaalpension eelmine aasta oli suhteliselt väike langus, aga üle-eelmine ja sellest tahapoole, et oli üsna suur reaalpensioni langus. Ja küsingi praegu, et kas te ei arva, et praegu peaks ikkagi tõstmas neid pensione rohkem, vähemalt nii palju, kui siis reaalselt see seadusega on võimalik teda tõsta, sest et meil on hinnad tõusevad ja näete, kuidas kodukulud aina keerivad üles, et nendel inimestel ei ole nii väga aega oodata. Aitäh! Aitäh! Me tõstame pensione maksimaalses riigile jõukohases määras. Teie info, nagu me lähtuksime millestki muust kui kehtivast seadusest, ei vasta tõele. Täpselt nii, nagu seaduses kirjas, täpselt selle järgi ka pensionid Eestis kasvavad. Nii et palju rohkem kui ühe ministri või üldse poliitikute heast tahtest sõltub Eesti inimeste pensioni suurus sellest, kui hästi läheb meie majandusel. Majanduskasvule lisaks, majanduskasv nimelt otseselt panustab pensioni kasvu läbi sotsiaalmaksu laekumise kasvu, aga majanduskasvule lisaks on ka teisi tegureid, mis on kas otseselt või kaudselt majanduse käekäiguga seotud, mis on aidanud Eestil ühena vähestest Euroopa riikidest sellisel määral ka viimastel aastatel pensione tõsta. Selleks on ka näiteks tööpuuduse väga kiire vähenemine. Võrreldes 2,5 aasta taguse ajaga on meil tööpuudus üle 2 korra vähenenud, tänu sellele on meil rohkem inimesi, kes maksavad sotsiaalmaksu, tänu sellele on meil pensionikassas rohkem raha ja tänu sellele me saame maksta kõrgemaid pensione. Kõik need sammud vajavad seda, et riik ajaks järjekindlalt poliitikat, mis kasvu soosib, mitte ei pidurdaks kasvu kõikvõimalike
lisakoormistega või administratiivsete tõketega. Et seetõttu eriti just eakate inimeste huvides, aga loomulikult kogu ühiskonna huvides on see, et Eestis jätkuks poliitika, mis majanduskasvu soosib. Aitäh. Aitäh, palun Helmen Kütt. Tänan, proua eesistuja, lugupeetud sotsiaalminister. Et nii nagu teenused on ka need pensionitega seotud, eriti hooldekoduteenus. Täna ei ole Eestis ühtegi eakate hooldekodu, mida oleks võimalik teenusena osta keskmise pensioni eest eakal. Tuleb juurde panustada kas omavalitsusel või lastel. Ja te olete ka meedias öelnud, et hooldekodude kohtade puudust ei ole, pigem on puudus maksujõulisuses. Ja samal põhjusel, just nimelt pensionite suuruse tõttu, tihtipeale inimestel ei ole võimalik ka kõiki koduhooldusteenuseid osta, sest omavalitsustel puudub tegelikult kohustus neid teenuseid tasuta pakkuda ja tihtipeale ka võimekus neid pakkuda tasuta. Et teie poolt on välja pakutud ka selline mõte nagu kinnisvarapension. Kõigil seda kinnisvaraga pole. Eesti Vabariigis oleks võimalik elada ilmselt väärikalt eakana siis, kui valitsus võtab ette teatud meetmed ja sammud, et kas te olete selle ministriku oleku ajal midagi ka planeerinud selles suunas, et põhiseadust täidetakse ja eakatel oleks võimalik väärikalt vananeda? Aitäh! Aitäh! See teema on ka minu jaoks isiklikult tuttav juba üle 7 aasta. Ja ma tean üsna täpselt, milline on olukord Eesti hooldekodudes. Ma tean, milline on seis järjekordadega ja milline on ühe või teise hooldekodu teenuse hind. Tõsi on see, et kui me vaatame Eestit tervikuna, siis justkui probleemi ei oleks, sest meil on üle 6500 koha ja teenuse saajaid on natuke üle 6000. Vaadata kogu pilti tundub, et on üle 500 vaba koha ja kõik justkui ongi hästi. Samas tasub jälgida ka seda, et on piirkondi, kus kohtade arv on piiratum või nõudlus on suurem ja seetõttu me ei saa seda päris kogu Eestile üldistada, et järjekordi üldse ei oleks. Aga ma olen ka öelnud seda, et tõsiseks ja tegelikuks pudelikaelaks on teenuse eest tasumine, sest ööpäevaringne hoolekandeteenus on loomulikult kallis, see on mõistetav ja pension, kui me võtame keskmiselt, siis katab sellest teenusest Eesti keskmisena, loomulikult, et hinnad varieeruvad väga palju, aga Eesti keskmisena on ta läbi aastate katnud kuskil 60-62%. Millised on võimalused selle teenuse eest täiendavaks tasumiseks? Selles osas olen ma ka tõesti avalikuks aruteluks lahendusi pakkunud, aga lisaks kinnisvarapensionile mõistagi me peame arutama väga tõsiselt ka seda, et milline on selles küsimuses põlvkondade solidaarsus. Ja kui me tuleme selle küsimuse juurde infotunni teises pooles, siis me kindlasti saame seda detailsemalt rääkida. Aitäh. Aitäh, palun Aivar Sõerd. Aitäh, hea minister. Täna oli uudis selle kohta, et Läti kavandab pensionitõusu, aga üle mitme aasta nad ei ole seda teinud, nagu meie. Ja seda ka alles aasta teises pooles ja panevad selle sõltuvusse sellest, kuidas laekuvad maksud esimesel poolaastal. Et ma küsingi, et kui palju praeguses kehva majandusega Euroopas üldse on neid riike, kes saavad pensione tõsta nii, nagu meie seda teeme? Aitäh! Aitäh! See on väga hea küsimus. Pean tunnistama, et täpset riikide arvu ma peast öelda ei oska, aga neid riike ei ole ülemäära palju. Ja põhjus selleks on väga lihtne. Kui Eesti sisenes majanduskriisi, reageeris sellele kiiresti ja väljus kriisist väga kiiresti, siis enamik teisi Euroopa liike on jätkuvalt kas sügavas stagnatsioonis majanduslikus mõttes või lausa majanduslanguses. Ja loomulikult piirab see võimalusi nii pensionite kasvuks neil kui ka kõikide teiste avalike kulude kasvuks. Veelgi enam, neil on jätkuv surve avalike kulutusi langetada ja ka pensionite langetamine on teema, mis on paraku mitmes Euroopa riigis väga tõsiselt teemaks. Eesti on ka selles mõttes unikaalne, et vaatamata väga suurele majanduslangusele ja vaatamata sellele, et me tegime kärpeid peaaegu igas eluvaldkonnas.
Me otsustasime jätta pensionid kärbetest puutumata, me otsustasime pensione mitte langetada. Indeks oli sel hetkel negatiivne, surve ühiskonnas võib öelda oli mõlemapoolne, sest oli väga palju ka seda survet, et pensione tuleb langetada selleks, et tagada riigi rahanduse jätkusuutlikkus. Valitsus otsustas toona pensione mitte kärpida ja väga õigesti otsustas. Tänu sellele me saame rääkida sellest, et meil on sisuliselt igal aastal nii läbi kriisi kui ka praegu pensionid vähemasti keskmisena alati kasvanud ja viimastel aastatel on kasvanud kõik pensionid. See on, ma arvan, oluline ja ma arvan, et need otsused, mis tookord tehti, olid õiged. Ja mul on kahju, et mitte kõik Euroopa riigid ei saa arutada, mitu protsenti pension kasvab, vaid nii mõnigi riik on sunnitud arutama seda, mitu protsenti pensione kärpida. Aitäh. Aitäh. Lõpetame käesoleva punkti arutelu ja läheme järgmise juurde. Karel Rüütli on esitanud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsile küsimused taastuvenergeetika toetustest. Palun, Karel Rüütli. Aitäh, austatud eesistuja, lugupeetud minister. Eesti riik on seadnud endale eesmärgiks ja võtnud Euroopa Liidu ees kohustuseks vähendada keskkonnasaastet ja suurendada taastuvenergia osakaalu. Erinevates riiklikes arengukavades, nagu näiteks looduskaitse arengukava aastani 2020, energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020, Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030, on toodud välja taastuvenergia edendamise vajaduse. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi ametnike kinnitusel, see on eelmise nädala info, ei kavatse Eesti riik suunata Euroopa Liidu struktuurvahenditest 2014–2020 eurorahadest sentigi taastuvenergia mikro- ja pisitootmisseadmete, nagu päiketuulikud, päikesepaneelid, päikesekollektorid ja muu selline toetamiseks. Miks? Aitäh! Aitäh! Kõigepealt on mul väga meeldiv informeerida, et eile õhtul valitsus saavutas põhimõttelised kokkulepped 3 olulises küsimuses. Esiteks riigieelarve strateegia kuni 2017, põhimõtteline raamistik kokkuleppe ressursi jaotamise osas valdkondade vahel Euroopa Liidu vahendid kuni 2020, see kokku lööb võimaluse nüüd lõpule viia kõik valdkondlikud arengustrateegiad, arvestades reaalset ressurssi ja kolmandaks seal hulgas ka prognoosid kuni 2020. aastani võimalikud süsihappegaasi Euroopa emissioonikaubanduse turult laekuvate tulude kasutamine energia- ja kliimapoliitilistel eesmärkidel. Nüüd nende kokkulepete baasil saan ma täna öelda, et see väide ei vasta tõele. Kui me räägime väike taastuvenergia lahendusi, mille eesmärk kindlasti ei ole see nii-öelda üldise taastuvenergia eesmärgi saavutamine, sest olgem ausad, see osakaal on niivõrd väike, pigem reguleerida paremini energia lõpptarbimist, siis nende võimalused on kindlasti nii Euroopa Liidu vahendite kokkulepetes olemas, kortermajade renoveerimisprogramm jätkub, eraldi on meede ka taastuvenergia arendamiseks ja süsihappegaasi tulude osas me näeme võimalust ka mikrolahenduste jaoks nii-öelda väikeelamutele kõige varem 2015. See sõltub nüüd väga palju, milline saab olema siis praegu Euroopa Liidus olev arutelu all võimalik CO2 kvootide vähendamine, mis teadupärast eelmine nädal Euroopa Parlamendis sai väikse tagasilöögi. Ehk teisisõnu vastus teie küsimusele on pigem vastupidine, jaatav, need võimalused on olemas. Aitäh, palun Karel Rüütli, esimene täpsustav küsimus. Aitäh. Eratarbimise seisukohalt on oluline asjaolu, et mikroelektrijaam võimaldab fikseerida oma toodangu ulatuses elektrienergia hinna pikaks ajaks ja selle kaudu ka alandada mingil määral kodukulusid. Riigi seisukohalt on oluline, et mikrotootmisseadmete toetusmeetmed riigipoolsed võimaldavad kaasata samas ka eraisikute ja ettevõtjate vahendeid Eesti energiasektori jätkusuutlikumaks kujundamisel. Kas te oskate ütelda, millises ulatuses või mahus kavatseb valitsus tulevasel perioodil toetada siis eeskätt just väike energiavõimsuste tootmist? Aitäh! Aitäh, see sõltub tegelikult
ju konkreetsetest investeeringuprojektidest kas siis kortermajadele, väikeelamutele või ka avaliku sektori hoonetele. Me teame, et kui kortermajade renoveerimisprogramm jätkub vähemalt mahus 102,4 miljonit eurot uute Euroopa perioodi vahenditest, siis iga kortermaja renoveerimise hulka kuulub ka küttesüsteemi, võimalusel ka siis muude, kas või siis nii-öelda oma lokaalse elektritootmise kasutamine lähtuvalt siis renoveerimisprojektist. Ehk teisisõnu, ma arvan, et kui me räägime nendest väikelahendustest, päikesepaneelidest, kollektoritest, väikestest tuulikutest, siis põhiküsimus on nende tegelik hind. Igaks juhuks ma ütlen jälle sellele saalile, et kui me vaatame nende nii-öelda hinda või investeerimishinda, siis võrreldes ka suuremate tuulikutega, rääkimata konventsionaalsete elektri- või sooja tootmisseadmetega, nende hind on 3–3,5 korda kallim ühiku kohta, kui me räägime päikesekollektorist, päikesepatareist või väiketuulikust. Ja kui ma isegi vaatan seda pilootprojekti, mida me tegime paar aastat tagasi, neid asju, siis tegelikult veel kord ma kordan, taastuvenergia riiklike eesmärkide osas on tegemist väga-väga marginaalse tegevusega. Pigem on tõesti mõttekas, et kus ta sobib, ta aitab reguleerida elektritarbimist, on ju, mingisugust rahvamajanduslikku laiaulatuslikku efekti sellel ei ole. Kuid sellest jutust ärge saage valesti aru, kui need lahendused sobivad ühele või teisele hoonele, siis ma arvan, et neid tuleks kalkuleerida. Aitäh. Aitäh. Palun Karel Rüütli teine täpsustav küsimus. Aitäh. Loomulikult ega need investeerimishinnad pidevalt aasta-aastalt ka langevad tänu sellele, et seadmed arenevad ja muutuvad säästlikumaks ja nii edasi, et eeskätt on see oluline just väiketarbijatel, kodumajapidamistele, kellele läbi selle on võimalik alandada kodukulusid. Aga Eesti ettevõtjad on olnud äärmiselt nutikad ja innovaatilised. Eestis toodetakse päikesepaneele, väiketuulikuid, väike koostootmisjaamu, mis kasutavad biomassi, võrgu invertoreid ja nii edasi. Et mis te arvate, kuidas me suudaksime Eestis seda valdkonda innovaatiliselt ka edasi arendada, kui Eestis tegelikult suhtutakse kogu sellesse valdkonda äärmiselt tagasihoidlikult ja skeptiliselt? Aitäh. Ma ei ütleks, kui ma vaatan meie innovatsiooni või teadusprogramme, siis energiatehnoloogia programm, mille hulgas on ka tegelikult toetatud mitmeid neid pisikesi projekte, kui ma vaatan seda programmi, mis puudutab kompetentsikeskuste programme regionaalselt, mis puudutab klastriprogramme, ma vaatan praegu nii-öelda valitsuse poolt suunatavaid võimalikke vahendeid, siis kõik tegelikult ka selles möödunud perioodil on puutumusi nende väike energia pilooట్లాhenduste või innovatiivsete lahenduste väljatöötamisega. Aga nendel puhkudel alati see keskne väljakutse on ikkagi see, et mis on nende potentsiaal tegelikult turul konkureerida teiste alternatiividega ja mitte Eesti turul, vaid loomulikult tegemist on antud juhul globaalse turuga. Et see tegelikult on see kõige suurem väljakutse. Arengufond, mis on ju avaliku võimu vahenditega, me teeme riskikapitali investeeringud oma portfellis mitmeid projekte, aga veel kord, ma arvan, see võti on selles, et kas meil on piisavalt neid inimesi, piisavalt ka kapitali ja juhul, kui on hea idee või juba valmis toode, et sellega tõepoolest ka turul konkureerida. Aitäh. Aitäh ja koha peal registreeritud küsimused, palun Tiit Tammsaar. Tänan, proua juhataja. Härra minister, rõõm on kuulda, et ikkagi et midagi püütakse teha siis tulevikus kunagi, mingil aastal 2015. Elanikkond tihtipeale on enamuses vanemad inimesed ja võib-olla jõuavad ära oodata, võib-olla ei jõua. Aga võib-olla ikkagi konkreetsemalt, et see, mis tänini on juhtunud, et paar-kolm tuulikut pannakse püsti ja paar entusiasti, paar paneeli löövad endale katusele, see on üks asi. Või kui saaks ikka neid mahtusi, te ütlete, et korterelamut saad 100 miljonit. Mis te arvate, mis võiks siis eramutel olla umbes see suurusjärk? Aitäh.
Ma võin rääkida mahtusid, et hoomate, ja muide 2015 ei ole sugugi mitte enam kaugel, ma ei tea, kas te elate 10 aasta tagus ajas võib-olla. Et tuli siuke assotsiatsioon. Et see pilootprojekt, kus me investeerisime 1 miljonit eurot just nimelt nendele nii-öelda piloottaastuvenergia lahendustele, mida me sellest saime Eestisse? 113 kilovati eest tuulikuid, 165 kilovati eest päikesepaneele. Ja tõepoolest, kui me nüüd taandame selle ühiku hinnale, nagu me eelnevalt ütlesin ka Karel Rüüti küsimusel, on see sellest nii-öelda konventsionaalsest tootmisest või ka suuremate tuulikute tootmisest 3–3,5 korda kallimad. Et see on tegelikult ju see, kui asi oleks konkurentsivõimeline, ma arvan, et me kõik majaomanikud või korteriühistud hakkaks seda reaalselt kasutama. Et selles mõttes me peame ikkagi jätma omanikele õiguse teha valik oma nii-öelda soojuse või energia tootmisel ja mil määral see tegelikult majanduslikult mõistlik on see lokaalselt lahendada. Aitäh. Aitäh, palun Rainer Vakra. Aitäh, austatud juhataja, lugupeetud minister. Teadupärast toimus esmaspäeval Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis suur rahva meeleavaldus, kus siis endine majandusminister lippude lehvides nõudis odavamat elektrit ja teie tagasiastumist. Siin saalis on demokraadid ja sotsiaaldemokraadid korduvalt esitanud eelnõu, et taastuvenergia tasusid võiks kompenseerida hoopis CO2 müügiga saadavast tulust. Ehk me oleme 2 korda ulatanud abikäe, et tõepoolest elektri lõplikku hinda tarbijale üle 10% soodsamaks teha. Kas te ei arva, et see meie välja pakutud idee ikkagi vääriks kaalumist või on teil mingi muu kava? Või te lihtsalt loodate, et eelmine majandusminister koos lippudega ja koos rahvaga lihtsalt väsib ja neil saab energia otsa? Aitäh! Aitäh teile. Teate, teie lahkel loal ma neid 3. Reichi stiilis üritusi ei jõua kommenteerida. Aga ma vastan sisuliselt, et me vaatasime nii teie kui sotsiaaldemokraatide eelnõus. Ma usun, et te vajaksite lihtsalt seda reaalset informatsiooni, mis võimalusi Eesti riigile tulude osas pakub nii-öelda see Euroopa süsihappegaasi turg ja võimalikud tulud. Et kui, ma usun, et te jälgite selle hinda, see on internetis kätte saada, börsi hinda, jälgite neid Euroopa debatte, CO2 tonni hind on langenud täna kuskil 2,5 euroni tonn. Ja kui te vaatate veel Eesti käes olevaid kvoote, siis see tegelikult, mida täna tarbija siis toetab nii-öelda puhast elektrit või puhtamat energiat, on suurusjärkudes kõrgem. Nii et see ei ole isegi, kui see oleks mõistlik niimoodi korraldada, ei ole see ka rahaliselt võimalik. Taastuvenergia toetuste osas ikkagi ma vaatan praegu siia saali, et valitsuse eelnõu on siin, te olete teinud kõvasti tööd, me väga loodame, et te võtate selle vastu. Praegu me peame konsultatsioone Euroopa Komisjoniga riigiabi loa osas. Nii et ma tõesti loodan, et see on see leevendus, mis on tegelikult teostatav. Aitäh. Palun Indrek Saar. Aitäh, lugupeetud minister. Et kuigi mina olen natukene noorem mees kui Tiit, et siiski ma arvan ka, et 2015 võib osutuda päris kaugel olevaks aastaks, kui me räägime sellest, et täna on 2013. aasta algus alles ja 2015. aastal hakkavad selle eest, mis siis suurem osa aastast toimub, vastutama kindlasti juba uued erakonnad, kui mitte juba varem. Aga minu küsimus on ikkagi, et kui me räägime väiketootmisest, mitte energiasäästust. Väiketootmisest üks osa, mida Euroopa Liit näeb ka ette, mida tuleb arendada, iga riik Euroopa Liidus peaks seda tegema, siis milliseid allikaid ikkagi ja millistes summades te lähiaastatel ette näete selle jaoks? Aitäh. Veel kord, täna on avatud KredExi meede 10 miljonit eurot. Korterielamutel, kui korteriühistu teeb oma rekonstrueerimise projekti, selle elementaarne osa on nii-öelda kütte- ja energiasüsteemi lahendus. Kas korterelamul kasutada ka väikest tuulikut, panna katusele päikesepaneel, et teha sooja või päikesekollektor, et teha sooja vett või päikesepaneele teha energia. See sõltub nüüd ju sellest maja lahendusest. Me toetame kortermajade renoveerimist sõltuvalt saavutatud energiavõidust, kodukulude võidust.
35% investeerimisprojektist, 25 või 15. Ma ütlesin, järgmine aasta Euroopa Liidu vahenditest kortermajade programm jätkub mahus, ennenägematus mahus, 102,5 miljonit eurot. Nii, lisaks sellele me räägime nendest mikrolahendustest, mis peaks olema suunatud väikeelamutele, kuni 5 miljonit eurot. Siis me räägime taastuvenergia võimalikust toetusest täiendavalt. Me räägime soojamajanduse tootmist. Tegelikult kõikide nende puhul, kus on tehnilised asjad töötavad, võiks tegelikult kasutada. Sellist meedet, et riik annab kuskilt raha kotist, et minge ostke mingisugune väikese paneel ja jalutage sellega mööda Tallinna vanalinna ringi, see valitsus ei kavatse teha. See teie unenäos olev järgmine valitsus kindlasti seda teeb, aga siis me oleme Eesti riigis üsna kiiresti pankrotis ja saab jälle normaalne elu normaalse valitsusega edasi. Aitäh, võtame veel ühe kohapeal registreeritud küsimuse, palun Kaja Kallas. Jah, aitäh, hea juhataja. Lugupeetud minister, teie sõnavõtust jäi mulje, justkui oleks elektrituruseaduse muutmine, see eelnõu takerdunud kuidagi Riigikogus. Ometi teie enda ministeeriumi ametnikud palusid meil teine lugemine katkestada, et saaks riigiabi loa osas Euroopa Komisjonilt selgust. Kuidas siis on? Kas oleme meie kuidagi vääriti informeeritud või olete seda hoopis teie? Mingil juhul, ja palun vabandust, kui kuidagi võis aru saada olla, et ma esindis mingi etteheitega sellele saalile. See ei ole minu asi teha, mul puudub igasugune mandaat, ma vaatan suure lugupidamise siia saalile. Ma võin öelda oma isiklikke subjektiivse ootusi, kui me tegelikult tulime välja elektrituru seadusega valitsuse poolt, siis mu tagasihoidlik ootus oli, et see menetlus käib siin kiiremini. Aga ma täiesti respekteerin seda üsna keerulist arutelu, me teame selle arutelu detaile ja ma respekteerin ka seda kokkulepet. Ma saan aru, et see on kokkulepe olnud juristide soovitusel, et enne kui me läheme selle eelnõuga kolmandasse lugemisse, me peame tihedaid konsultatsioone Euroopa Komisjoniga. Need konsultatsioonid käivad, me oleme vastanud mitmed kordi küsimuste-vastuste vooru. Ma juhin tähelepanu, aga see ei ole jälle etteid, aga ma usun, et infoks kuluks ära, et üks küsimus, mida ka komisjon on esitanud praegu mitteametlikus küsimuste voorus, et kas Riigikogu kavatseb teise lugemise jätkamisel ka muuta, et kui ta kavatseb, miks te siis meie juures käite? Et see on selles mõttes meie jaoks uus olukord, aga ma tõesti loodan, et need kokkulepped püsivad, me saame ma tõesti loodan, lähinädalatel ma ei julge öelda, sest see on Euroopa Komisjoni otsustada nende sõltumatu protsess, aga tõesti ma loodan lähikuul põhimõttelise vastuse, et jah, see pakutav skeem on aktsepteeritav ja siis on võimalik tegelikult sellega edasi minna. Aitäh. Aitäh. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Me jõuame veel vaadata 4. küsimust. Palun Marika Tuus-Laul sotsiaalminister Taavi Rõivasele. Aitäh. Minu küsimus puudutab erivajadustega inimesi ja me teame, et aastas esitatakse puude saamiseks Sotsiaalkindlustusametile umbes kuskil 65 000 taotluse ümber. Need on virnade viisi ja see on ülimalt suur töö, tohutult töötunde ja tohutult tuhandeid eurosid kulub siis nende komisjoni liikmete palkadeks ja enamus taotleb seda puuet juba kas mitmendat korda, 4., 5. ja nii edasi. Et miks ei võiks teie arvates näiteks siis seesama raviarst, kes sellele raske puudega inimesele seda ravi määrab ja ise hinnata, et kas inimesel on erivajadust või mitte, me säästaks sellega raha ja saaks rohkem ravida ja miks see ekspertarst, kes siis otsustab tegelikult nende paberite järgi, on parem siis sellest raviarstist, kes inimesega nagu ise kokku puutub. Nii et jah, selline küsimus, palun. Aitäh. Sellest, et me kavatseme puude määramisel bürokraatiat vähendada, oleme me siin saalis üsna hiljuti üsna palju rääkinud. Aga meil on selles vallas veel palju suuremad plaanid. Nimelt, nii nagu majandus- ja kommunikatsiooniminister juba ütles, siis pisut enne keskööd me jõudsime eile kokkuleppele Euroopa Liidu uue eelarveperioodi vahendite jaotuse osas ja selle jaotuse
kokkuleppe tulemusena on meil võimalik astuda suur samm ka selles suunas, et erivajadusega inimesed, need, kes soovivad erivajadustega inimeste seast või kes teist soovivad olla tööelus aktiivsed, et neid selles aidata ja et nad ei peaks tundma ennast tööelust tõrjutuna. Selleks on meil plaanis hakata mitte niivõrd hindama töövõimetust, kuivõrd inimese töövõimet, vaadata, milline on see abivahend või teenus, mille abiga inimene, loomulikult eeldusel, et ta seda ise ka väga soovib, saaks olla ühiskonnaelus, aga ka tööelus aktiivne ja saaks nii töötegemises kui laiemalt kaasa lüüa. Selleks on vaja väga suuri investeeringuid, me oleme selleks ette näinud Euroopa Liidu vahenditest väga suured summad, ja kui me selle ära teeme, siis ma arvan, et see palju enam kui konkreetne puude määramise protsess vastab teie küsimusele ja lahendab nende inimeste probleeme. Aitäh. Aitäh, palun Marika Tuus-Laul, esimene täpsustav küsimus. Aitäh. No jah, ma kardan, et võib-olla et patsient hakkab siin kaotama, et ma olen rääkinud kohapealsete sotsiaalhooldustöötajatega ja nad päris kardavad seda uut süsteemi, aga vaatame. Aga ikkagi need aastad kõik on ju tohutult raisatud seda raha, et siin patsientide esindusühingu nõustaja Evi Kallaste tõi välja, et on neid, kellel on sünnist saati mingi raske ajukahjustus, kaasa sündinud mingi geenirikke, elukestev seisund ja ta peab ikka üle 2 aasta kuskil käima ja näitama ennast nii-öelda, et tohutu bürokraatia, et miks me ei võiks teha näiteks Soomes nagu on, kus läheb vanem lapsega arsti juurde ja arst siis määrab talle või mis puudeastme ta saab ja suunab ta siis nõustaja juurde, kes siis määrab vastava ravi. Aga meil vorbitakse siin 10 000 viisi rehabilitatsiooniplaane, mis raviks ei saagi, ennem saab lihtsalt raha otsa. Aitäh, miks? Aitäh. Kui teil on selles vallas konkreetseid ettepanekuid, siis ma meeleldi nendega tutvuks. Aga ma juhiks teie tähelepanu siiski sellele, et kaugeltki mitte kõik puuded ei ole ajas muutumatud. Kindlasti on nii neid puudeid, mis kahjuks süvenevad ja seetõttu vajab inimene kas teistsugust plaani või suuremat toetust riigi poolt, aga on ka neid puudeid, millest on võimalik kas osaliselt või ka täielikult välja tulla. Et seetõttu ma ei võtaks siin selliselt seda teemat lihtsustada, nagu te oma küsimuse esitate, aga ma mõistan, et küsimuse esitamiseks olev aeg on piiratud ja seetõttu, kui teil on konkreetseid ettepanekuid, kuidas Eestis puude määramist paremini reguleerida, saatke need ja arutame selle üle. Aitäh. Aitäh ja Marika Tuus-Laul, teine täpsustav, hästi lühike küsimus, jõuame ära. Pisut ka teise külje pealt, et väga suur probleem on ka voodihaiget hooldavate omaste probleem ja siin on näiteks tervishoiuekspert Peeter Margna välja pakkunud, et võiks rohkem ikkagi kodus hooldamist toetada, seal 50% võiks maksta nagu sellest summast, mis siis kulub haiglas samale teenusele, praegu on see kuskil 10%, et me ehitame tohutult kõik võimsaid uusi hooldekodusid ja haiglaid, aga kui me saaks niisugust kodus abistavat inimest rohkem riigi poolt toetada ja et ta saaks ka pensioni aastat staaži, oleks hoopis parem. Aitäh. Aitäh. On tõsi, et me oleme esitanud palju hooldushaiglaid ja vaja on ehitada ka hooldekodusid, eriti erihoolekannes, nii et seetõttu ma neid kahte teemat ei vastandaks. Aga hoolekandes on meil väga suured plaanid ja me soovime omaste hoolduse koormust märgatavalt vähendada. See oli huvitav kokkusattumus, aga samal nädalal, kui mina asusin tööle sotsiaalministrina, arutas Riigikokku omaste hooldust riiklikult tähtsa küsimusena. Selle pisut enam kui 4 kuu jooksul me oleme ette valmistanud ja eile vahetult enne keskööd kokku leppinud Euroopa Liidu vahendite jaotuse, millest on meil võimalik
nii panustada erihoolekande taristusse kui ka tagada seda, et omavalitsused saavad aidata senisest märksa enam omakseid koduhoolduses, pakkuda teenuseid, mis inimeste hoolduskoormust vähendavad ja aitab neil inimestel ka tööhõivesse siirduda. Nii et nagu öeldud, meil on selles vallas väga suured plaanid ja tänu sellele kokkuleppele, mis me Euroopa Liidu vahendite jaotuses eile valitsuses saavutasime, tänu sellele meil on võimalik astuda omastehoolduses väga pikk samm edasi. Aitäh! Suur tänu, käesolevaga on infotund läbi ja suur tänu kõikidele valitsuse liikmetele, kes vastamas olid.